Miks raamat ilmus tegelikult 21. detsembril juba ja miks alles nii hilja me jõuame siia 1. veebruaril Tartu Paulusesse, sellepärast et aastavahetuseks oli raamat juba otsa saanud ja Tallinnas toimunud esitlusel ja ka igal pool mujal me ei jõudnudki teda kuhugi saata, küll raamatupoodides teda juba oli, aga Pauluse poodi ja mujale ei olnud võimalik raamatut saata, pidi ootama, millal ilmub järgmine trükk. Nüüd 1,5 nädalat tagasi tuli uus trükk ja sellepärast osutus ka võimalikuks tulla seda raamatut siin esitlema. Piiskop Joel tegi juba väga ilusa sissejuhatuse ja olen saanud päris häid sõnu ka väga mitmelt ametivennalt, kellel on olnud võimalik siis seda raamatut ka osta raamatupoodidest, kus see hind on küll oluliselt teine, kui see saab olema ka siin Pauluse poes, et siis Pauluse poes saab see olema päris kenasti odavam, aga see raamat on tõepoolest, siin on mitu kihistust. Võib-olla enne ma räägin veel selle raamatu saamise loo. Ma usun, et mitmed teist teavad, et eelmisel aastal ma võtsin 1,5 aasta pikkuse sabatipuhkuse. Ma natukene räägin siin selles raamatus ka, mis on sabat, mis on puhkus ja muu hulgas on sabat esimene asi, ehk siis hingamispäev, esimene asi, mida Jumal õnnistas, kui me piiblit loeme. Ja kui ma olin 1,5 aastasel sabatipuhkusel, siis ma loomulikult planeerisin seda ka omamoodi, mitmel palverännakul käimised ja väga mitmed muud tegemised. Ja mul oli ka mõte, et ju ma midagi kirja panen. Eesti kiriku ajaleht juba suvel kohe tülitas mind, vabandasid väga alandlikult, et nad mind sabati ajal segavad, aga äkki ma oleks nõus Eesti kiriku lehele kohe kirjutama midagi, ülevaadet. Mina keeldusin, ma ütlesin, et ma tahan midagi kirjutada, aga ma veel ei tea, mida ma tahan kirjutada. Ja tänapäeval on nii, et kui sa midagi kirjutad ja välja annad, sa pead ikka otsima, kes sul toetab seda. Ja siis ma läksin septembris, mul sabat sai läbi, mul oli natuke nagu juba mõtted peas, mida ma kirjutan. Ma läksin ühe hea sõbra juurde, ühe ettevõtja juurde ja küsisin, et kui ma peaks raamatu välja andma, kas sa toetad ka selle väljaandmist? Ta ütles, et jaa, kindlasti toetan, aga mitte enne kevadet. Mul ei ole, mul on kõik vabad rahad, asjad, kõik on kinni, enne kevadet ei saa midagi. Mina mõtlesin, väga hea, mul pole raamatutki veel, et mul on aega kevadeni kirjutada raamatut. Ja ta helistas mulle 2 päeva hiljem tagasi, ütles, et jõuluks peame välja andma raamatu. See oli septembri lõpp. Ja mul ei olnud raamatut veel, aga ma ei saanud talle öelda, et mul ei ole raamatut, sest ta ju oli kõik oma asjad ümber plaaninud ja jõuluks peab välja andma. Ja siis tuli hakata raamatut kirjutama, sellisel moel ta siis välja tuli. Selle raamatul, kes oskab märgata, näeb, et siin on kiirustamise märk ja see raamat valmis 2,5 nädalaga kirjutatud osa, aga mitte ainult. Siin raamatus on üle 200 pildi, nendest 4 pilti on kellegi teise omad, ülejäänud kõik minu enda pildid. Ehk siis ka pildid on minu pildistatud, neid ma ei hakanud pildistama 2,5 nädalal, need olid mul varem olemas. Aga läksin nii, et mul ei olnud võimalik taganeda ja ma pidin selle raamatu valmis kirjutama ja ma kirjutasin. Kui te nüüd selle raamatut pidi hakkate liikuma, siis siin on mitu tasandit. Kõige lihtsam on võtta raamat kätte kõigepealt ja vaadata pilte ja lugeda pildi allkirju. Ja te saate juba väikese rännaku teha koos minuga. Järgmine tasand on, et lisaks piltide vaatamisele ja pildi allkirjadele ka loete seda raamatut. See on siis teine tasand. Ja siin on kokku 10 palverännu kohta, mida ma kirjeldan. Aga need palverännu kohad, see ei ole reisijuht. Ta on ikkagi mõtisklus, palvetamine, arutelu kogu aeg selle üle, mis asi on õndsaks saamine, mis on pääsemine, mis on pühaks saamine, mida me üleüldse siis, mille poole me püüdleme kristlastena. See on selline teekond koos nende palverännuteedel käimisega. Ja 3. tasand, ma täna jutluses nimetasin ka Jeesus palvet. 12 aastat täpselt olen ma
Jeesus palvet palvetanud. See, nagu ma lugesin teile ette, ma vaimulike konverentsil ütlesin ka, et see on üks väga lühike palve, 5 sekundit. Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, ole mulle armuline või heida armu minu peale, sõltub natukene, kuidas me tahame. Või siis ole mulle patusele armuline. Ja kui mulle minu käest küsiti, kas ma olen nõus kandideerima peapiiskopiks, siis ma mõtlesin, et see on väga-väga raske asi. Seda öelda, ma hakkasin palvetama Jeesus palvet. Ma ei öelnud ei, sest ma leidsin, et kui Jumal tahab käe ette panna, ta teeb seda. Ja ma hakkasin palvetama Jeesus palvet kogu selle aasta või natukene vähem kui aasta, mil ma olin siis koos teistega kandidaat. Ja kui mind oli ära valitud, seda tookord ei pandud niimoodi tähele, ega see ei olnudki tähtis, see oli minu enda jaoks. Siis esimesed sõnad, mida ma ütlesin pärast valimist, oli seesama Jeesus palve. Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, ole mulle armuline. Ja see palve on mind saatnud kogu aeg. Ja kui ma läksin palverännakutele, juba varem olen käinud, siis ma kogu aeg mõtlesin, mida ma palvetan, mida tähendab palverännak. Et see ei ole ju lihtsalt, et sa kõnnid. Et nii, meil on ka RMK metsarajad, me saame looduses käia kus iganes. Aga mis teeb palverännaku palverännakuks? Siis minu jaoks oli palverännak ikkagi palverännak. See oli seotud selgelt palvega. Ja küsimus on siis, et mis palvet sa siis niimoodi tundide viisi palvetad, kui sa kõnnid vahel päevas 35, kõige rohkem 42 kilomeetrit päevas sa kõnnid, siis mida sa palvetad? Ja see Jeesus palve oli üks suurepärane palve, mida palvetada. See on ka väga hea rütmiga. Te hakkate kõndima siin Külval tänaval ja nii külm on ja te ei taha millegi muule mõelda, siis palvetage Jeesus palvet, sest see rütm läheb väga hästi. Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, ole mulle armuline. Ja see annab väga hea rütmi. Ja ma kirjutan sellest Jeesus palvest siin nii palju või päris palju, aga see 3. kihistus selle raamatu lugemisel on minna teele koos Jeesus palvega. Ja need Jeesus palved on natukene nagu niimoodi vähem märgatavalt siia vahele tekstide sisse põimitud. Praktiliselt igalt leheküljelt te leiate, iga natukese ajatagant te leiate Jeesus palve. Kui te lähete liikvele ja loete seda Jeesus palvet, siin on eraldi peatükk ka Jeesus palvega seoses. Kui te lähete liikvele ja loete Jeesus palvet, siis te juba oletegi palverännakul, nii nagu piiskop Joel ütles. Ehk siis te tegelikult oletegi ise palverännakul. Ja mis on hea, kui te olete selle raamatu läbi lugenud, siis see Jeesus palve juba on nagu loomulik asi. Te hakkate, mina palvetan seda, näiteks kirikukohv. Lähed, võtad kohvitassi, nii kaua, kui sa jõuad sinna kohvitassini ja jõuad tagasi, jõuad mitu korda Jeesus palvet palvetada. Rääkimata seda, et igal pool mujal, kus sa oled. Just alles hiljuti keegi üks usuõde rääkis, kuidas tema hambaarsti toolis pikali olles mõtles, et nii, midagi hirmsat. Siis hakkas Jeesus palvet palvetama ja kõik oli väga hea ja rahulik. Nii et Jeesus palve on minu avastus ja mis on selle palve puhul suurepärane. Ma ei tea, miks me ei ole seda Eestis Luteri kirikus varem harrastanud. See on täiesti luterlik palve. Ja nii nagu ma ütlesin, ta tegelikult on, tema juured on enne seda aega, kui kirik läks erinevateks harudesse. Ta on meie kõigi jaoks ühine palve ja ta keskendub Kristusele. Issand Jeesus Kristus. Me tunnistame Jeesuse issandaks. Me tunnistame, et ta on Jumala poeg. Me tunnistame, et ta on Kristus. Ja me paneme iseennast tema armu alla. Ole mulle armuline, ole mulle patusele armuline. See on nii... Selles palves on nii palju koos. Ja nii, et kui te seda raamatut loete, siis teil on võimalus samal ajal ka tõesti olla palverännakul ja jõuda ka ühel momendil kohale, pärale. Ja sellest siin ma ka kirjutan, mis see tähendab minu arvates. Ja see sobib tõepoolest kõigile, ükskõik millises kirikus või konfessioonis me oleme. Nüüd... Arvo Pärt, kelle juubeliaastat me oleme tähistanud ja kellele pühendatud kontserdimaja Rakvere Pauluse kirikus avati nüüd just neil päevil ja täna õhtul on ka Eesti Televisioonis väike ülevaade sellest. Käisin seda maja pühitsemas või õnnistamas koos praost Tauno Toompuuga reedel ja Arvo Pärt on väga usin Jeesus palvetaja olnud läbi oma elu. Aga Jeesus palve on nii privaatne, nii isiklik palve, et me tavaliselt ei tee seda koos. See on nii isiklik asi. Ja sellepärast me väga ei tea sellest.
Aga kui ma seda raamatut kirjutasin, siis ma mõtlesin, et ma ikkagi nagu uurin, kas Arvo Pärt, keda ma pean selliseks just selle vaimsuse, sellise Aatose, Mäe ja kõrbepühakute vaimsuse kandjaks, et kas ta on midagi kirjutanud. Väga vähe. Et siis Jeesus palve on nii isiklik asi, et ta ei ole sellest isegi kirjutanud. Midagi vihjamisi on. Ja siis ma siia Jeesuspalve peatüki kirjutasin Pärdi keskuses, kirjutasin sellest tema kabelist, seal Pärdi keskuse Laulasmaa kabelist ja kirjutasin ka, andsin natukene hinnangut Arvo Pärdi kohta ja siis mul hakkas natukene hirm. Kes olen mina, et ma julgen Arvo Pärti kuhugi lahterdada? Ja siis ma võtsin ühendust Arvo Pärdi poja Michael Pärdiga ja ütlesin, et ma olen nüüd sükse tempuga hakkama saanud. Mul oli raamat pooleli kirjutamisega, aga see peatükk oli juba valmis. Et ma olen siia Arvo Pärdi sisse pannud ja ma ei taha kuidagi diletant olla või kirjutada midagi suure vaimse sellise mehe kohta ilma et ma ikkagi ei saaks kinnitust, kas see, mida ma kirjutan, on nagu, kas sellega võib ka nõus olla. Ja ma saatsin oma peatüki, see on ainus asi, mida ma siis niimoodi toimetada lasin sisulises mõttes. Ma saatsin selle peatüki Pärdile ülevaatamiseks või Pärdi keskusesse ja 3 päeva hiljem sain vastusena tagasi suurepärane, me ei teinud ühtegi korrektuuri. Nii et see, mis siin kirjas on Arvo Pärdi kohta, ma seal julgen midagi väita tema kohta, siis võiks öelda, et nad on vähemalt leppinud sellega, et ma olen niimoodi kirjutanud, kui mitte nõustunud sellega. Ja minu jaoks Arvo Pärdi muusika, ma tean, et need juured on seal samas kõrbepühakuteni lähevad välja ja tema muusikas on seda väga-väga palju, eriti ka see Aadama itk, mis on üks viimaseid suuremaid teosed, mida kirjutanud. Nii palju sellest raamatust.